Täna on viimane päev, kui ma olen Eestis ja ma tegelikult pidin ainult siia tulema väga-väga lühikeseks perioodiks, umbes nädalaks ajaks, kuna ma pidin siit edasi lendama Keeniasse eelmine nädalavahetus. Ja mis ei juhtunud, oli Keenia reis. Põhjuseks see siis, et kuna minu vaktsineerimispass on nii-öelda läbi ja ma tegelikult elasin juba Roona läbi detsembrikuus, siis tegelikult mul on immuunsuspaber, aga tuleb välja, et sellest ei piisa, et minna reisile. Ja nad just muutsid nii-öelda sisenemistingimusi. Ja mu ema pole vaktsineeritud hetkel või ta ei ole uuendanud seda vaktsineerimispassi nii-öelda. Ehk siis meie reis jäi ära. Ma proovisin viimase minutil emaga koos otsida erinevaid lahendusi, et minna ikkagi reisile ükskõik kuhu, sest meil mõlemal emal oli nii kohutavalt vaja, et lihtsalt reisida ja saada natukene päikest ja võtta aeg maha põhimõtteliselt. Aga mida ma ei leidnud, oli reisipiletid või lennupiletid tähendab kuhugi soodsalt. Õnneks KLM, thank God, andis raha tagasi ning tegelikult meil on see raha olemas, et minna kuhugi mujale reisida nii-öelda, jah. Aga ühesõnaga, ehk siis minul on täna viimane päev, täna on pühapäev ja homme ma lendan tagasi juba Taani. Ja mul on niisugune mixed feelings about it all. Ma olen natukene confused enda elu suhtes, kuna mul on nagu Fennequit on kahel turul, ehk siis Taanis ja Eestis. Põhimõtteliselt ma võin igal pool olla, aga nagu ma ei tea, kus nagu siduda nagu rohkem selle kohaga, et ma olen natuke selles mõttes confused. Muidugi Taani on nagu minu kodu hetkel, aga samas mul on siin ka kodu siin Tallinnas. Ma olen enamus ajast ikkagi Tallinnas olnud ja nüüdseks ma olen siin 2,5 nädalat Eestis kokku olnud, mis on päris pikk aeg, ütleme nii. Mõtlesin ka, et ma näitangi teile, et mul on tegelikult, ma kannan nüüd Fennequiti riideid viimasel ajal, mis on mega cool. Ma kannan siin ühte pusa, mis tuleb ka nüüd väga peagi välja. Ilmselt selleks ajaks, kui see video tuleb välja, siis võib-olla juba te teate, mis, kus, mida ja samuti retuusid. Sellised mustad retuusid, mega lihtsad, millega me tulime ka eelmine aasta välja, natukene teise lõikega ja me müüsime selle tõesti limiteeritud perioodi jooksul ära, ehk siis oli reaalselt enamus suurus, S ja M suurused olid nagu, läksid nagu soojad säjad kogu aeg ja nüüd me tuleme uue kollektsiooniga, aga mul on tantsugrupp, kes ostab, ütleme nüüd, et 40% kollektsioonist ära juba, enne kui need välja tulevad. Ehk siis natukene tunnen, et ma pean nagu juba mõtlema uue musta kollektsiooni peale, mida ma juba teen tegelikult, aga jah, ma lihtsalt, need on mega lihtsalt, ma näitan siin niimoodi, et eest nagu lõiked ei olegi mega puhas ja lihtne lõige, tagant on võrk ja siin on logo. Aga mis täna siis plaan teha? Ma mõtlesin, et tuleb kohver kokku panna, nagu ikka. Tegelen natukene Fennequitiga, mul tuleb õhtul külaline siia ja äkki pesta pesu ära või siis minna lihtsalt mustade riietega Taani tagasi ja pesta seal ära. Ma ei tea, ühesõnaga, that's the plan. Ma ei tea, kuidagi niisugune tühi tunne natukene on. Ma ei oska seda selgitada. Nagu veits raske tunne kuidagi on, ma ei tea, ma proovin sellega nagu toime tulla ja võtta seda endasse nii-öelda. Wanna be free of this heart. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Tegin endale meigi pähe ja tegin natukene TikTok videosi. Ma proovin vähemalt, aga see ei ole nii lihtne. Ma proovin sellesse sotsiaalmeedia
kanalite loomisesse natuke rohkem sisse saada, nagu ma siin ka YouTube'is olen hetkel. Samamoodi ma proovin TikTokis selle natukene naha alla saada ja seda nii-öelda ka tuua Instagrami ja teha enda Instagrami natukene siis enda elupõhiseks, et Fedicfit ehk siis minu ettevõte on tegelikult minu suur osa minu elust, ehk siis ma proovingi nagu näidata rohkem seal telgi taguseid ja kõik postitused, mida ma teen, nagu rohkem sellega seotud. Ma ei taha nagu otseselt täielikult 100% minna Fedicfiti peale, ma tahan ikkagi näidata seda, kui ma lähen vanematega rabasse jalutama või midagi niimoodi ka, et kindlasti saab nii mõlemat poolt näha, aga ma proovin nagu mingi 70% Fedicfitiga seotud ikkagi seal edasi jagada ja telgitaguseid. Aga ma lähen nüüd toidupoodi, sellepärast, et mul tuleb õhtul külaline siia ja ma pakkusin välja, et ma teen ise õhtusöögi. Ehk ma ei tea, ma pean kõigepealt välja selgitama, mida ma teen üldse. That's another story. Aga midagi ma teen. Ma pean välja mõtlema, mida teha. You're never ever scared of the dark, so why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah. Nonii, täna ma kokkan, siis ma otsustasin teha juurviljad koos kala ja hapukoore ning majoneesi kastmega. Ja selline päris lihtne ja ma mõtlesin, teen eestipärase salati kõrvale kurgi ja tomatid salati hapukoorega, kuna mul pole hapukoort Taanis, ehk siis hea viis viimaspäeva siin ka nautida. Mul on tegelikult juba juurviljad ahjus siin ning kala ootamas, et ma panen natukene erinevatel aegadel need ahju, mul on porganpeed ning kartul ja jah, päris lihtne retsept, ütleks ma pigem, et ma jään seda väga keeruliseks endale. Ühesõnaga tõmban otsa kokku siin, ma loodan, et teile sellised tavapärased videod ka meeldivad vahelduseks, nii et pange thumbs up kindlasti, et mulle märku anda sellest. Nii et näeme järgmises videos juba.